Tere! Mina olen klubi Tartu Maraton sekretär Teele Vaalma. Siin eelmised kõnelejad rääkisid üldisest teemast vabatahtlikega seoses. Ma siis lähen nüüd konkreetsemaks, et jagan kogemust, kuidas meie organisatsioonis vabatahtlike värbamine, haldamine, tänamine käib. Alustuseks jagaks teiega paari mõtet. Meil on koduleheküljel vabatahtlike ankeet, kus siis vabatahtlikud saavad registreerida oma huvi. Ja sinna märkuste lahtrisse on nii mõndagi kirjutatud, aga ma leidsin sealt paar väga huvitavat mõtet, mida teiega ka jagada. Et näiteks üks 13-aastane poiss kirjutas, et käisin eelmine aasta kõikidel maratonidel abis. Et ta mõtleb siis kõiki Tartu maratoni üritusi. Ja tundub, et ta on uhke selle üle, et teda seob midagi Tartu maratoniga, et ta tahab uuesti jälle tulla meile appi. Siis üks 28-aastane naine kirjutas, et võtaksin kaasa oma õe, et koos vabatahtlikku tööd teha. Olin vabatahtlik ka eelmise aasta suusamaratonil. Et see minu meelest näitab, et inimesed tahavad oma tuttavaid kaasa võtta, et koos teha midagi toredat, nad tahavad tagasi tulla ja jagada seda oma rõõmu ka teistega, oma lähedastega. Ja siis üks 18-aastane tüdruk veel kirjutas, et kas kuskilt saab järele vaadata, millal ma esimest korda Tartu maratonil vabatahtlikuna osalesin. No ma võin öelda, et ta on 5 aastat juba meil abis käinud, peaaegu igal üritusel. Et see ka näitab seda, et inimesed samastavad ennast selle üritusega, kus nad vabatahtlikuks käivad või selle vabatahtliku tööga ja nad tunnevad uhkust selle üle ja tahavad seda kuidagi enda jaoks mõtestada ja jäädvustada. Sellest ankeedist ma veel hiljem räägin veel, aga läheks nüüd tausta juurde, et Tartu maratone tegelikult on mitu. Igal aastal meil on 6 maratoni. Lisaks suusale on siis jooksuüritusi, 2 kevadel ja sügisel, rattaüritusi kevadel ja sügisel ja ka rulljuuse maraton. Ja need siis moodustavad Tartu maratoni kuubikusarja. Vabatahtlike süsteem nendel 6 üritustel on sarnane. Ja see on välja kujunenud 60 aasta jooksul, sellepärast, et sellel talvel Tartu suusamaraton saab 60-aastaseks juubel. Et kõigepealt siis oli suusamaraton, pärast hakkasid tulema teised alad juurde, aga see vabatahtlike süsteem siis on kujunenud ajalooliselt ja seal on siis need põhjused, miks see on selline, nagu ta praegu on. Kokku 42 000 osalejat igal aastal on siis need, kellega vabatahtlikud ka tegelevad. Et see on päris suur hulk, jaguneb selle 6 ürituse peale. Ja neid vabatahtlikke, nende arvu on veidi raske hinnata. Hiljem te saate aru, miks. Aga põhilised valdkonnad, kus siis meil vabatahtlikud on töös, on sellised 4 suuremat valdkonda. Esiteks siis stardi- ja finišiteenindus, sealhulgas sekretariaat, pakihoid, suusahoid, rattahoid, finišitoitlustus, kõik siis, mis puudutab starti ja finišit. Siis raja peal on teeninduspunktid, toidupunktid, olenevalt maratonist on neid kuskil 7-8, et päris palju. Siis raja peal on veel rajajulgestajad, kes siis on kas lipuga, omal jalgadel või mootorrattaga näiteks, ja siis on ka liiklusreguleerijad, kes autodega tegelevad. Ja siis on veel 4. valdkond lasteüritused, ehk siis lastejooksud, lastesõidud. Seal näete neid toredaid jäneseid pildi peal. Ja kust need vabatahtlikud tulevad? Neid on sadu ja sadu igal üritusel. Kust nad tulevad? Meil on sellised inimesed, keda me nimetame ka võtmeisikuteks.
Ja need võtmeisikud tegelikult on need, tänu kellele meil on üldse vabatahtlikud igal üritusel. Ilma nendeta meil ei oleks vabatahtlikke, me ei suudaks neid üritusi korraldada. Sest igapäevaselt kontoris töötab meil 10 inimest ja meil on 6 üritust aastas ja me ei jõuaks ise kogu selle tööga tegeleda. Need võtmeisikud on erisugused inimesed või nad on tulnud meile eri kanaleid kaudu. Näiteks teeninduspunktides on sellised inimesed, kes on kohalikud, kes on seal raja ääres mingisuguses külast pärit, nad on kohaliku kogukonna eestvedajad, külavanemad, kooliõpetajad, sellised inimesed, kes haaravad kaasa oma kogukonna, oma sugulased, oma naabrid, teevad selle teeninduspunkti seal ja nii igal üritusel ja nad on juba 10 aastaid meiega kaasas igal üritusel. Siis on teised inimesed, kes on mingisuguses asutuses tööl ja me teeme selle asutusega koostööd, et saada vabatahtlikke. Ja eesmärk on siis nendele vabatahtlikele, kes on selle asutusega seotud, pakkuda mingisugust praktikat. Et näiteks politseikadetid ja siis ajateenijad Kuperjanovi pataljonist käivad meil abiks, Tartu Kutsehariduskeskus, näiteks Ülenurme gümnaasiumist on õpilased meil abiks, et neil on selline ühiskondliku praktika aine ja selle kaudu siis põhiliselt nad tulevad. Ja ka Tartu Suusaklubi lapsed, kes siis aitavad meil lasteüritusi teha. Üks värbamise viis on ka igasugused muud isiklikud kontaktid. Et kas siis meie töötajate sõbrad, perekonnaliikmed, mis iganes tutvused. Ja sinna alla käib ka näiteks meie sekretariaadi osana stardimaterjalide pakkimise tiim. Nimetame neid austavalt prouadeks, sest nad on juba seeniorid ja nende jaoks on see hea võimalus käia koos, veeta aega ja pakkida nobedate näppudega kõik stardimaterjalid samal ajal ära. Et nemad on väga pikka aega juba meie juures ja nendest osa on tõesti Tartu maratoni algusaegadest juba suusatanud, Tartu maratonilde osalenud, aidanud korraldada, et nad on väga tänuväärne seltskond, me oleme väga tänulikud neile, et nad ikka veel jaksavad. Ja registreerimisvorm kodulehel. See on 4. ja kõige viimane ja kõige ebatähtsam, sellepärast, et sealt leian mina endale sekretariaati vabatahtlikud. Et selle kaudu muud teenistused ei saa vabatahtlikke, et igale üritusele nii umbes 10-20 inimest tuleb sealt ja mina siis tegelen sekretariaadi vabatahtlikega. Motivatsioonipakett, mida me pakume vabatahtlikele. Keskselt on siis kõigile vabatahtlikele ette nähtud meene, mis on siis ürituse logoga, näiteks selline Tartu maratoni müts. Igal üritusel on see erinev asi. Siis me toitlustame vabatahtlikke. Kui nad on raja peal rajahulgestajad, siis me anname neile kaasa toidupaki rajale. Tänu üritus igal aastal, mis siis on toimunud kuskil muuseumis või seikluspargis näiteks, kus on tegevus vabatahtlikele, siis ka toitlustame ja korraldame loterii. Ja nüüd, mida siis teevad need võtmeisikud iga tiimiga eraldi? Vabatahtlike eest tuleb hoolitseda, näiteks kui on külm ilm, siis peab olema mingisugune võimalus, kus sooja saada, mingisugune soe ruum või siis on seal teeninduspunktis on lõke tehtud, et sellised asjad, et vabatahtlikul oleks juua piisavalt, et sellised asjad, sa näitad, et ta on oluline, et tal on hea olla. Ja tänu väljendavad ka siis need võtmeisikud oma tiimile. Ja mina saadan näiteks sekretariaadile, saadan tänukirja. Ja isiklik kontakt on see, mis on kõige olulisem. See on see, mis hoiab neid vabatahtlikke meie juures. Et kes teab, siis selle aastane Tartu rattamaraton oli ekstreemne, et nii külma ja porist maratoni ei ole kunagi varem olnud. Need vabatahtlikud ikka olid naerulis või terve päeva ametis. Aga mida siis teha, kui ei ole 60-aastast ajalugu? Siis hakka looma oma ajalugu. Mõtle oma tutvusringkonna peale. Mõtle selle peale, kus sa saad uusi kontakte, milliste asutustega saab teha koostööd ja jätka seda süsteemi iga aasta, kui su üritus toimub, või võta eelmiste ürituste pagas endaga kaasa, mida sa oled korraldanud. Et see on minu sõnum teile ja minu soov.
aitäh!